Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Ma loen apostlite tegude raamatust. Usklike hulgal oli üks süda ja üks hing ning keegi ei öelnud oma vara kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. Ja apostlid tunnistasid suure väega Issanda Jeesuse ülestõusmist ja suur arm oli nende kõikide peal. Nende seas ei olnud keegi puuduses, sest kõik, kes olid maade ja majade omanikud, tõid müümisel saadud raha ja panid apostlite jalge ette. Igaühele jagati siis sedamööda, kuidas keegi vajas. Näiteks Joosep Küprose saarelt pärit leviit, keda apostlid hüüdsid isa nimega Barnabaseks, mis tähendab julgustuse poeg, müüs ära oma põllu ning tõi raha ja pani apostlite jalge ette. Aamen. Siin kirjutatakse sellest ühisvarast ja inimesed ikka mõtlevad, et kui kaua selline majandus suudab vastu pidada, et kõik müüvad oma varandusi ja elavad saadud raha eest. Ja selle küsimuse lahenduseks meil ju alati tekib see küsimus, et äkki on see käsk meile, et kõik kogudused peavad nii tegema ja see on ainult usunõrkus, miks seda seni ei ole tehtud. Ja lahenduseks sellele on tehtud näiteks selline oletus, et see oli peale Jeesuse ülestõusmist, kui kogudus niimoodi tegi. Läks mööda 25 aastat, kui Paulus kirjutas kirja korintlastele, kus ta ütles, et pange kokku korjandus Jeruusalemma vaeste heaks. Nii et 25 aastat oli kulunud ja müügisummad olid ära kulunud selle aja peale. Aga võib-olla see ei ole päris õige neid kahte sündmust kokku viia, sest üks teine mõte on siin apostlite tegude raamatu kirjutamise juures, sest vaadake, mis olukorras kirjutatakse apostlite tegude raamat. See on juba peale Paulust ka. Paulus ise on juba surnud ja apostlite tegude raamatut kirjutatakse. Aga kui Paulus oli Korintoses, siis Korintose koguduses ju inimesed rääkisid, et kes meist on paremad ja kes on halvemad koguduse liikmed, et ütleme, rikkad on nagu paremad ja peenemad, nii et rikastele kuulub armulaua jagamisel suurem leivatükk ja karikast rohkem veini. Paulus ju räägib seda, et kas te siis kodus süüa ei saa, võib oletada, et see ongi just noomitus rikastele, et miks te armulaual rohkem sööte ja joote. Nii et juba koguduses oli see vaesuse, rikkuse teema oluline. Siis koguduses edasi räägiti seda ka, et minul on rohkem püha vaimu kui sinul, seepärast, et vaata, kui ruttu minu suu käib ja mida kõike minu suu räägib ja katsu sina ka niimoodi. Nii et Pauluselegi juba öeldi, et sinul ei ole ikka nii head vaimu, kui mõnel teisel siin on. Ja see ka näitab, et koguduse keskel oli neid muresid, et asjad ei jagune õigesti ja inimesed ei oska kohelda küllalt leebelt ja hästi inimesi enese ümber. Ja kui nüüd apostlite tegude raamatut kirjutati, siis oli ju üks mure veel, et apostlid on juba kõik surnud ja keegi meist ei mäleta varsti, kuidas see õige koguduse elu üldse käib, sest neid uusi õpetusi ja muresid tuleb nii palju juurde, meid maetakse nende murede alla. Ja nüüd apostlite tegude raamatu autor Luukas võtab kätte sellise teo, et ta kirjutab, kuidas oli tookord, kui me kõik veel noored olime. Sest inimene ju ikka mõtleb, et vaat praegu on elu raske,
aga 40 aastat tagasi ei olnud elu raske, ma ei olnud vaene. Näiteks mina, arvutan enda 40 aastat nooremaks, olen 7-aastane, ei mäleta, et ma vaene oleks olnud. Kui keegi meist on näiteks 90-aastane, siis ta lahutab 40 ära sealt, 50-aastane, tookord oli nii tore elu ja niimoodi mõtlebki kogu aeg, et küll vanasti oli hea. Ja Apostlite tegude raamatut kirjutab Luukas, tema ju ka mõtles, et kirjutan siin seda 80., 90. aastal, istun siin Efesoses ja mõtlen, et kuidas tookord Jeruusalemmas küll oli kõik hästi. Apostlid, missionärid, kes seal on käinud, kõik jutustavad, et ei olnud seal mingit vaesust ega ajapuudust. Kogu aeg olime ainult pühakojas ja murdsime leiba kodasid pidi ja olime tänulikud kõige eest ja tekibki selline tunne, et kunagi oli kuldaeg. Ja seda toetab ka muu kirjandus. Näiteks Rooma kirjandusklassikud ju ka räägivad, et kunagi oli kuldaeg ja siis see kuldaeg kadus käest ära ja tänapäevaks me oleme jõudnud sellesse ajasse, mil raud on see kõige olulisem metall. Aga raud ühest küljest küll väga hea metall, parimat ei ole, aga teisest küljest jälle vaatame, et raual on omad halvad omadused ka. Raud kipub lõikama ja enamus õnnetusi võib-olla on seotud äkki rauaga, mine sa tea. Siis mis veel on raual halvad omadused? Et raual on ju see, et ta läheb rooste ja kui ta on roostes, ta näeb väga halb välja ja Rooma autorid juba tundsid, et küll on kahju, et me elame sellises raudajas, saaks tagasi sinna kuldaega ja Apostlite tegude raamat siin näitab, et koguduse elus oli selline kuldaeg. Aga miks ta niimoodi ütleb, kas äkki tema ka eksib siin ajalooliselt, et pidi olema ju algkoguduses ka igasuguseid muresid, ei saanud olla hästi, võib-olla eksib, aga tal on oma eksimisega veel üks hea mõte. Nimelt tal on see mõte, et ta tahab hoida meie jaoks alles selle aja, mis oli tookord, kui apostlid veel elasid. Sest kui apostlid elasid, siis oli võimalik küsida, et kes mäletab, mida Jeesus tegi või ütles. Ja apostlid mäletavad ja ta paneb need asjad kirja selleks, et inimesed edaspidi loeksid ja kui nad siis tulevad kokku ja ükskõik, mis neil koguduses on, kui neil on koguduses näiteks mure, et varandused ei ole õigesti jagunenud, siis on neil hea eeskuju, et aga vaadake, tol ajal keegi niimoodi ei mõelnud. Siis kui nad mõtlevad selle peale, et meil läheb koguduses nii hästi, siis nad leiavad jälle, et just nii, nagu Apostlite tegude raamatus kirjutatakse. Ja sellega koos läheb kõik lappima. Ja asi ei olegi mitte selles, nagu võib-olla meie tänapäeva kristluses kipuksime mõtlema, et probleem on see, kuidas raha koguduse liikmete käest kätte saada. Nagu ikka, et mõni jutlustaja on sõnaosav ja räägitakse, et üks vaimulik oli kunagi rääkinud, et meil on vaja kirik ära remontida ja meil on see raha olemas ka, aga see raha on teie taskus. Ja mida ta nüüd sellega öelda tahtis, et andke mulle, andke rohkem. Või kui mõelda, et lesknaine andis kõik enda käest ära, et mida ta tahab sellega öelda, et andke siis teie ka. Või et keiser tahab oma kohut saada, samastame kiriku keisriga,
ja siis ongi hästi, et andke nüüd keisri kätte ja mina võin keisri asemel võtta raha enda kätte. Aga mitte seda ei taha evangeelium meile öelda. See oleks ju kõige toorem käsukuulutus, mitte üldse evangeeliumi kuulutus. Ja see, et evangeelium meile ütleb nõnda, et nad olid koos, neil oli aega Jumala sõnaks, neil oli aega leiva murdmiseks, neil oli osaduseks aega. See näitab seda, et kui sa vaatad oma argipäeva, võib-olla sinagi tunned seda kingitusena, et sulle ongi kõik need asjad antud ja ei ole üldse see nii väga minevik, mida sa siin näed. Ja nüüd, kuidas see lõik lõppes natukene kummaliselt võib-olla, et Apostlite tegude raamat räägib kuidagi väga kaudselt, väga ähmaselt mingist minevikust, mille reaalsust keegi nagu ei tahakski uskuda. Et kõik vara oli ühine, nad müüsid ja tõid raha siia ja siis kõigil oli palju raha. Ja selline väga üldine sõnum lõpeb väga konkreetse jutuga. Oli ka Joosep, leviit Küprose saarelt, kes müüs oma põllu ja tõi raha apostlite jalge ette. Miks selline konkreetsus järsku? Aga sellepärast, et Apostlite tegude raamat on kirjutatud sel kombel, et kui tahetakse kellestki inimesest pikemalt rääkida, siis enne seda, kui temast rääkima hakatakse, mingi 7 lehekülge enne seda öeldakse tema kohta üks konteksti vaba lause. Näiteks Paulus, kellest räägitakse peatükkides 9-26, temast räägitakse ka 6. peatükis üks ainus lause, et Paulus istus ka seal tapmise juures ja oli tapjatega nõus. Niimoodi üks lause. Või siis Timoteuse puhul samamoodi, et enne kui temast pikemalt räägitakse, öeldakse, et seal oli ka keegi Timoteus, kelle Paulus ümber lõikas. Ja siin on nüüd juttu sellest Barnabasest, kes Paulusega missionimaad niimoodi ära jagab, et üks läheb vasakule, teine läheb paremale, nii nagu Abraham ja Lot jagasid karjamaad ära, et üks paremale, teine vasakule. Niimoodi ka räägib siin Apostlite tegude raamat mõne sõnaga sellest, et on üks missionär Barnabas. Ja näitab meile seda edasi, et selle Jeruusalemma koguduse juurest läheb veel liikvele suur missionitöö, küll Küprose saarel, küll sealt edasi. Aamen.